Et olen siis täna tulnud jälle laagrile platsi, et täna plaanime siis ehitada, et paar tundi veel on valget aega, et ja sööme mandariini natukene ja siis joome kuusaka teed jälle ja et väga muud me täna ei teegi, et teeme konni. Proovime teha pool seina vähemalt valmis, et rohkemgi tahaks jõuda. Et juba paksem lumi on maas, aga siin on kuuseoksad, okkad ja oksad ja puud katavad selle nii õudselt ära ja see on isegi hea, et katavad. Siis ei saa seda lund peale nii palju ja ei pea muretsema selle pärast. Et meie siis kohe nüüd süütame. Tõmbamegi põlema, paneme ilusti kütte ära, vee peale ära ja siis hakkame edasi siin tegema. Et siis tikkunud, nii. Siin on hagu mul ilusti olemas, siin on mul natukene puukuuri rämpsu natukene. See just ikka tekib tavaliselt. Paneme nüüd kohe kuskil põlema ära. Lase tooga tuleb nagu pauguga põlema. Nagu nägite, ma ütlesin. Lase tooga läheb hästi kiiresti. Et sain siis juba enam-vähem tööle normaalselt, et juba sulab siin peal. Mis see siis on toimub? Selline asi siin. Väga ilus. Siia tuleb vesi. Kohe ma panen poti peale, lähme vaatame siis juba midagi hargemat teha. No pean need ka natuke lõhkuma ja siis paneme poti veega peale ära ja hakkame onni tegema. Et ilusti juba metsapliit töötab, kõik on tööde korras. Peal on juba vesi meil, et ma hakkan siis onni tasapisi tegema, et siin vaatan. Praegu on piisavalt puid alla, ta põleb siin kuskil 10 minutit. Kuulete midagi, et juba vesi keeb. Käisin vahepeal korjasin ka kuusokkad ära. Väiksed sellised oksad või sellised. See on Oih, see on päris keemine juba. No, muuga natuke sega. Nüüd ei kee. Umbes 5 minutit. Ja siis on meil tee valmis. Et meie siis nüüd hakkame jooma teed ja sööma siis mandariin, et mandariinid on meil täna kaasas. Meie nüüd hakkame sööma. Paneme talle tee ära. Kuusaka tee ja. Selline tegelikult on siin tegelikult selline punakas. Et olenebki teised kuused võtsin ka täna, et loogiline. Et võib punakas küll olla ja selline punakas suun on. Tõstame selle. Siin on pruun, on just nüüd tumepunane, nagu klögi. Nii, et põhimõtteliselt me sööme nüüd ruttu ära, muidu me jääb kaamera aeg otsa ja võtame sellise mandaka ja väga hea mandariin on. Tööndus kuskilt siit mikrofoni ka üles. Mikrofoni juhe 2 meetrit vist mingi on ja rohkemat ta ei ole. Et ma teen isegi kiiri jahutamist natukene. Panen seda külma vett natuke peale. Seeme tuli. Selmekene tuli. Väga hea mandariin.
kakatee maitse küll on juures. siis me peame mandaka ära, siis võtame teed peale ja. Ma ikka sööb neid nii palju. Ma küll nii suur mandaka fänn ei ole, aga vahest tuleb siiski mandariini süüa. Metsapiidist olnud. Puud ees. Selline väike keskmine väike tuli on. Sest meile piisab. Ikka seda. Rohkem piidi peal. Proovime siis tee ära. Jumala punast küll imelikku. Kõige imelikku. Jumala punane. Mina ei tea, maitse on, kange maitse on küll kuusauka maitse, sest me lasime kaua keeta. Ligi 10 minutit kees siin metsapriidi. Ma askeldasin, et sinna korst alla on vaja teha kapuu. Ja võt sellega on see jamma, et sa pead seda nurka lõikama. Nüüd ma siin tegin kuskil seal see tagaosa on. Seal ma näsin seda nurka ja siis mul jäi see vesi üldse ära ja sellepärast on ka kange sellise maitse tõmbist. Võib-olla see on sellest värskema puu oksad, need okkad ka. Et võib-olla on sellest hoopis seda, et see maitse tuleb võib-olla sellest, et nagu sellest vaigust võib ka vabalt tulla. Sest vaik on kange ka. Väga hea. Et soe tee, väga hea. Oi, soem hakkab küll. Ja natuke tuline veel õnnega. Aga kannat ma juua juba. Oi, see on väga hea tee. Ikka väga hea. Mandariini peale süüa see. Mingi selline punane ta selline on. Aga ne. Et jah. Et see pilt, vaata, mis ma tegin. Mis meil selle kanali uus märk on. See kuidagi niimoodi joomine, noh. Kuidagi niimoodi jootsin. Ja kuidagi niimoodi. Teeme seda pilti, vaatame. Võrdleme. Kuidas see pilt siis on meil. Paneme võrdlusesse, vaatame. Siin on lihtsalt teine istumisase. See on nii-öelda see lõkke, mis meil on. Nii. Nii. Niimoodi oli. Vaatame, mis võrdlus ütleb meile. Nii, võtame siis teise mandariini alla. Nii. Teise mandariiniga ruttu ära ja mis siis teeme? Mina teen ondi edasi ja vaata, võib-olla te panen teile mingid pildid siia lõppu ja selle väikse videokese lõppu siis pildid ka veel. Vaatame, kuidas see ja kindlasti ma panen teile selle võrdluse ka ja sarnasus. See on muidugi seda teksti ei ole, vaata, aga et seda teksti ei hakka toppima. Tekst jääb tekstiks. Ma tõmban ka muidugi ringi sinna, aga muidu jääb lõkke asemel praegu see, et sarnane küll. Et põhimõtteliselt vaatamegi, jälgime seda, mis sarnasus on sellel. Nii-öelda mina, kes seal on ja mis ma sinna joonistasin, see on mina nii-öelda. Väga sarnased joonistatud, siit jooksis triip. Et väga sarnane seal pilt tuli küll. Et kõik see ots tuli, see on nagu väga sarnane. Ma panen teile kindlasti aja kah, kaua ma seda pilti tegin. Ma võib-olla panen mingi kiirendusele selle klipi ka, et mingi 16 korda. Ta on kindlasti mitmetunnine, et ma mitu tunni nägin vaeva selle pildi peale. Kuidas see valmis ja muidugi ma katsetasin erinevaid võimalusi ja seal, et
jah. Et kes on sellest kunstist natuke rohkem huvitatud, sest looduskunstist. Mina ei ole see kunstnik. Ma ei ole suur kunstnik, et ma ei oska palju joonistada, et ma oskan küll vähe joonistada. Ma oskan üpris detailselt. Kui te vaatate selle noksad, et see ei ole nüüd meil siin üheks seinast tehtud, ma mingi näidisseina tegin, et taha sinna, et jah, vaatame siis, sööme esimese mandaka ära ja mandaka tüki. Paneme põlve peale, siis on soe. Väga hea tee. Tee peab juba juurde panema. Aitäh. Mõnikord võtame väikse vahelduse ka mingi hetk, et lähme matkama ka ja praegu mul asi selles, et ma väga ei saa minna, sest mul on statiiv natuke kätki. Ja mul on teise koha peal statiiv otsas küll, aga see vahe, sellel on alumine toetusklots on kätki küljest ära ja siis ma pean selle tagasi liinima. Ma vaatan nüüd see võib-olla puurin kruviga kuidagi ette ja panen kruviga. Nii, kus okkad on? Nii. Väga hea oli. Väga hea. Oli see kuusoka tee. Oli kangem kuusoka tee küll. Mul oli liiter umbes vett ka, et 2-liitrine pudel täna, et mul oli umbes liiter sellel potis ka ja siis tal võtabki kangema maitse. Kui on pannad ühe kuuse oksa sinna või oksakese, siis on juba teine lugu, teine maitse ja see on see maitse asi. Kõik on maitse asi. Räägime nüüd siis nendest selle aasta nii-öelda poollubadustest, mis ma teile siis teoreetiliselt lubangi, on see, et me jõuame poole aastaga selle onni valmis. Me peame selle valmis jõuma, et ma kogu aeg võib-olla ei hakkagi filmima, et ma jooksengi põhimõtteliselt ehida, sest selle kaamera, kui ma mässamine võtab ka topelt aega ja ei ole mõtet. Et ja proovime valmis saada suveks. Siis hakkame siseviimistlust tegema, et proovime katuse ja seinad peale ära saada ja katus peale ja seinad külgedele ja ette ja kui iganes. Ja ma toon teile vähemalt 2 korda kuus videot, 2 videot vähemalt. Võin rohkem tuua, et rohkem võin alati tuua teile videoist, aga vähemalt 2 korda kuus. Ehk kui näiteks oletame, et veebruari esimene nädal ja siis eelviimane nädal, et tee on väga hea, väga maitsev tee. Oi jah, soe päris soe, väga mõnus. Nii et jah, muidugi ma proovin oma sõbra väga saada siia mingi aeg. Ta on lihtsalt külm praegu vastik talv ja
plastikmärgi igal pool. Et ei hakka ta välja tulema sellepärast, et muud tarvist teha väidetavalt. Ja praegu on see koroona ka, et parem isegi ei ole mõtet, et parem ongi, kui hakka välja kutsuma. Et jah. Aga ma siis põhimõtteliselt saame selle onni valmis. Siseviimistlust aga väga palju ei ole, põrand ja see ahjuga mässata. Vaatame võib-olla, mässame juba selle ahjuga varsti ära. Vaatame, ma arvan, et ikkagi suvel kakleme nii-öelda selle ahjuga ära selle liiva selline savisegu vahele. Ja katus tuleb pea teha. Katusega kaab küll hull jama nüüd, aga varsti. Et loodame, et saame valmis. Nii et jah, pikka juttu ei teegi. Soovin teile veel ilusat aastat. Ilusat seda aastat teile. Ja väga midagi ei ole enam öelda, et jah, teeme rohkem süüa ja mitte väga palju süüa, aga teeme rohkem ehitamist, et ärme kogu aeg siin mingi söömisega jama, et jah, et lähme mingi hetk matkama ka, et seda me vaatame, kuhu lähme, kas lähme näiteks Elva lähedale sinna Vapramäele näiteks. Me võtame mingid toidu kaasa. Me seal koha peale hakka, ma arvan, midagi valmistama. Mis seal pidid olema, väidetavalt mingid lõkkekohad, aga me ei hakka valmistama, et võtame mingisugust sellist toitu kaasa, mis midagi külma ka, et midagi kuiva toitu, et mingisugune krõpsu või midagi sellist, sellepärast, et vaatame, kui me läheme soojemal ajal sinna, siis ta läheb esiteks toit läheb halvaks ja teiseks, väga ei viitsiks seal lõkke veel hakata jamama, et võib-olla võtame mingid viilvorsti kaasa ja viiludvorsti kaasa ja mingit saia või midagi sellist, et juustu ja seda muidugi vaatame. Aga jah, väga meeldiv oli see õhtu siin, et proovin hakata muidugi käima siin päeval ka, et lihtsalt pean nädalavahetused käima, et praegu kooli vaheaeg, aga üks asi, mis ma tahan teile veel meelde tuletada, on see, et minge vaadake meie Facebooki ka samamoodi Keir Looduses. Facebook, Instagram on ka olemas. Et minge vaadake seda, mis ma seal teen, mida huvitavalt, ma ei ole küll ammu sinna midagi postitada, aga nüüd ma hakkan postitama ka kindlasti sinna, et sellise asja annan ka teile teada, et minge vaadake, lingi panen ka siia video alla sinna kirjeldusse, et ei pea jamama sellega, nii et jah, aitäh vaatamast järjekordset videot ning juba jääme siis järgmises videos. Tšau!